Kas olete rahul, kuidas tänane üritus möödus? Täna oleme väga rahul, et tuli ka kogukonna rahvas meile kohale siia ja saime siis koos Kiviõli kutselise komandoga merepääste vabatahtlik ja vabatahtlikud pritsumehed näidata siis rahvale erinevaid mooduseid, kuidas päästa jäält ja kuidas ise siis jäält välja tulla, juhul kui sa oled sinna sattunud. Kes võtsid osa tänasest üritusest? Täna osales Kiviõli kutseline komando, Purtse vabatahtlik merepääste ja Purtse vabatahtlik pääste. Kuidas sujub koostöö kutseliste ja vabatahtlike päästjate vahel? Täna, kui me räägime Kiviõli komandost, siis sündmusel olles me elab nagu vahet ei tunne nemad vahet, et kas me oleme vabatahtlikud. Et jah, varem võib-olla aastad siin 5-6 tagasi võib-olla oli see väike lõhe oli sees, aga täna koostöö ja kõik muu väga hästi sobib. Kas vabatahtlike ja kutseliste päästjate oskused on erinevad? Ütleme siis nii, et kui me vaatame nüüd tuletõrje poolt ehk siis pääste poolt, siis kutselised on kindlasti mitu sammu ees, kuna vabatahtlikul ei ole võimekus suitsusukeldumiseks ja paljudeks muudeks asjadeks, rääkimata keemia ja muud ja ei peakski olema. Aga mis puudutab siis nagu tulekustutuse asjaga, siis eks me sinna pürgime ja oleme enam-vähem üritame nendel abiks olla. Vaadates eelmise aastaid, siis kui suur on vabatahtlike päästjate ja osatähtsus? See on hea küsimus, nagu kõik teavad, eks need reformid ja kõik muud asjad on tulemas ja seda aina rohkem ja rohkem on siis vaja nagu vabatahtlike nagu abi kutselistele. Ja nagu ma ennem ka nagu mainisin, et eks see koostöö ongi täna nagu selline, et väga vahet ei ole, kas sa oled siis nagu kutseline komando või vabatahtlik. Kui me rääkisime, siis varustuse ja professionalismi tase on muidugi kõrgem, aga esmased oma kogukonnas, esmased kohalejõudjad on ikkagi vabatahtlikud ja üritame siiamaani nagu aidata seda. Loodame, et riik veel vähemaks ei võta nagu kutselisi päästjaid. Et kui oleks piisavalt kutselisi päästjaid, siis mina ütlen isiklikult, et siis ma tegeleks millegi muu asjaga. Mis on teie arvamus, mis motiveerib inimesi oma igapäevase töö kõrvalt teha ka vabatahtliku päästetööd? See on fanatism. Ja see peab inimeses sees olema, et kui me siin alustasime ka 6 aastat tagasi siis pritsumeestega, oli meid ligi 50 inimest, täna on reaalselt nagu 10 inimest, kes seda nagu jätkanud ja konkreetselt valves käivad, et need ülejäänud inimesed on saanud aru, et see võtab väga palju aega oma pere kõrvalt, nädalavahetused ja nii edasi. Paar sõna nendele, kes soovivad tulevikus liituda vabatahtlike päästjatega. Iga kogukonna inimene, et tuua näide enne 1940. aastat, siis Lüganuse külas olid kõik mehed, vabatahtlikud pritsumehed, need oli üle 100 inimese. Nii et tegelikult see kultuur võib-olla tõuseb, ja samamoodi vabatahtlikud merepäästjad, et see peaks olema auasi, kui sa oma külas oled vabatahtlik pritsumees või siis vabatahtlik merepääst. Mis eesmärgiga te täna siia tulite ja kes osalevad tänasel õppepäeval? Tulime täna siia Kiviõli päästemeeskonnaga, et näidata, kuidas pääste töötab jää peal ja siis ka vaadata, mida vabatahtlikud suudavad teha. Ja see õppepäev või niisugune koolituspäev on nagu siin Purtse vabatahtliku merepäästega ja Purtse päästega koos. Teie arvamus, kuidas sujub koostöö kutseliste ja vabatahtlike päästjate vahel? Meil on väga hea koostöö. Me tulekahjudel ja sündmustel oleme nii või teisiti oleme kogu aeg koos ja me töötame väga hästi koos ja koolitused käivad ka ikkagi nagu koos. Mis on tänase õppepäeva eesmärk? Et näidata ka rahvale, kuidas päästetakse, rääkida siin, et nõrgale jääle ei tohi minna ja kuidas käituda, kui juhtub keegi sisse kukkuma ja kui satud sellisesse kohta, kus keegi on sisse kukkunud, kuidas seda aidata. Et põhirõhk ongi sellele pühendatud.